No tere jälle siis, pole siin pikalt töökojas filminud, sest et lihtsalt ei ole aega. Et siin sai õnneks eelmine nädal lastud üks, siis kui me käisime Hihoni avastamas, sai sellest video välja lastud. Mis nädalaga pole veel 500 vaatamiski teeninud, ma ei tea, YouTube'ile see väga peale ei läinud. Vot, aga veel, mis ma öelda tahan kohe alguses. Saatke oma aadressid mulle kõik, kuhu kleepse tahate saada või linnad või kuidagi, et ma saaks koondada need, kleepsud siis ühe pakiga võimalikult palju kleepse kuskile saata, äkki siis saab niimoodi teha, et koha peal jagatakse laiali või midagi. Sest et nii on kergem, neid kleepse, eks neid läheb hästi palju, aga mingi 1 või 2 inimest on vist kokku ainult saatnud oma aadressid, kuhu kleepsu tahetakse saada. Tallinnas saab ise järgi minna, et kui palju on Tallinnas inimesi, siis võib kirjutada ja ma annan aadressi, kust Tallinnas neid kätte saada näiteks. Et üks võimalus on siukene. Siis samamoodi kõik need, kes 100+ eurot donasid, saatke oma portreepilte endiselt, ootan neid, et saaks hakata nendega tegelema siin need tehtud. Ja siis vaatame edasi, et kõik motomeedik@gmail.com siis pildid ja ka kleepsude jaoks siis aadressid või posti need pakiautomaadi kohad näiteks. Et siis oleks nagu idekas. Vot, aga jah, töökoda on suht räpane praegu. Eile oli täiesti kohutav päev, et siin mitte midagi me koristada jõudnud, täna on laupäev, siin on kastid vaja ära viia, põrandaid pühkida jõudnud, lauad täiesti sassis. Et muidu on ikkagi iga õhtu on siin põrandapesu ja värgid ja lauad puhtaks kõik, aga eile läks asi lihtsalt täiesti käest ära. Täiesti räige päev oli. Põhimõtteliselt räägime ära, mis juhtus. Ma sain 1 tärni ka selle eest Google'i review'sse. No tüüpi on ka normaalne end, aga igatahes mingi kolmapäeval tõi mulle siia Krossika välja ja ütles, et pinguta kodarad ära. Ja okei. Ma siis hakkasin tegema seda ja vaatasin, proovisin neid seal pingutada ja enamus ei liigu. Siis õlitasin neid seal või roosite surma lasin, liigunesid seal, proovisin veel ja ei liigu. Ja siis helistasime kliendile, et ega väga pingutada midagi ei ole, sest et enamus ei liigu seal ja on vaja uued kodarad tellida. Siis ma kontrollisin veel kord üle ja igaks juhuks tellisin siis mingi 31 kodarat. Vist 34 tükki on kokku, aga mingid liikusid seal ilusti, siis paar tükki igaks juhuks. Pigem rohkem kui vähem. Ja siis sai kodarad kätte siin äkki neljapäev eile, aga eile oli ka kiire päev, siis ei jõudnud teha. Tal oli vaja lihtsalt, et nädalavahetuseks saaks kätte. Ja siis ma eile reedel hakkasin tegema hommikul siin ja mu plaan oli see, et kuna ainult pingutada tahtis, siis ma hakkan ükshaaval neid kodaraid vahetama, mida pingutada või mis ei liigu ja siis jääb enam-vähem asjad nii nagu nad seal, keskosa ja kõik jääb nii nagu on. Teooria oli mul see, ja siis on hea, sest taheti kodara pingutust näid. Ja siis ma niimoodi tegin ükshaaval neid, lõikasin ära, uus asemele, vaikselt pingutasin peale ja niimoodi liikusin siin ümberringi. Et mis ei pingutanud, need siis panin uut. Kokku läks siis 21 tükki, 20 tükki uut ja ma ei mäleta palju, äkki on vist 34 kodarat või palju neid kokku on, ma ei mäleta enam. Ja läksin ikka päris mitu tundi selle jama peale, et niimoodi vaikselt teha, et ükshaaval kõik teha. Ja siis tuli siia, andsime ära, 2 tundi võtsime tööraha pluss 20 eurot või 1 euro iga kodar, ehk siis 100 eurot pluss käive, siis kokku 121 eurot. Tüüp tuli siia, sai hinna teada, maksis ära kaardiga, rebis Federicalt arve käest, võttis välja ja kõndis lihtsalt minema, mitte midagi ütlemata. Nagu ma ei tea, mis põhimõtteliselt korralikult solvunud vend. Eile oli siin üks Pablo sõber ka, kes tuli hommikul meiega kaasa. Ta pidi minema arsti juurde siia Mieresesse, siis ta põhimõtteliselt jäi terveks päevaks siia. Ja tüüp vaatas ka, kui see klient ära läks, siis ta oli mingi kohe, siuke vend.
ja siis Federica oli ka suht närvis, et mis asja, et nagu kas siis tõesti nüüd küsisime liiga palju raha või mis teema on. Ja mingid sihuke, siis tuli teisi klientes ja siis sai ka üks räägitud siin värgi inimestega. Nad nagu olid, ma ei tea, et tundub nagu okei või ei ole nagu midagi hullu, sest et see võtab aega, et kui niimoodi järjest neid teha, neid vahetada, et siis see võttis rämedalt aega see vahetamine. Et ei olnud lihtsalt niimoodi, et plaks-paks lõika kõik küljest ära, pane uued ja korras. Ja siis kella 5 oleme lahti, neljapäev, reede 2 päeva siis, kus on kell 8 alustame ja siis kell 5 sulgeme ja tund aega on siis lõunat nii-öelda. Ja siis kell oli põhimõtteliselt 5, ma ajasin juba rattaid sisse ja vaatan, tüüp tuleb tagasi, ütleb, et velg on kõver. Et hakkas siin jaurama mingit X juttu. Jah, ega ma ei sirgendanud seda, ma ei pannud seda pinki, et seda sirgeks saada, sest et tema tahtis saada kodara pingutust ja kõik. Ja jauras sinna siis okei, hakkasime tegema kell 5, siis kella 7:30 tegin siin. Pingis siin sirgendasin seda ka, et velg oli keskelt nii jämeda keevisega kokku keevitatud, siis oli nii palju mölke seal, et ma ei saanud seda, ma ei teadnud, kus on need kõrgemad kohad veelel, ehk mida maha tõmmata. Ma sain ta paremaks, aga mitte ideaalseks. Lõpuks ütlesime, kuidas sul on mõttetu. Külje pealt vaatad, keevisi koht hüppab niimoodi üles-alla lihtsalt põhimõtteliselt. See on nii rämedalt niimoodi lohku keevitud allapoole. Ja siis velg ka mõlemalt poolt. Ühelt poolt keevise koht on korralikult kaussias, teiselt poolt on punnis väljas. Ehk põhimõtteliselt täiesti mõttetu töö. Ja tüüp pani enne seda, oleks ma näinud, et ta pani ühe tärni, siis ma oleks ta lihtsalt näidanud, kus uks on. Aga me keegi ei näinud seda. Vahepeal Federica helistas juba, kui ma seda tegin siin, sirgendasin. Jah, see oli minu viga. Esimene kodara välja tegemine üldse, mida ma kunagi tegin, ma oleks pidanud selle alati, kui nii palju kodaraid vahetusse läheb, siis peaks ju pinki viskama ja sirgeks saama. Nagu nii vist tegelikult peaks, kui juba kodarad lõdvad on. Aga ma ei mõelnud selle peale ja ma mõtlesin sellele, et klient tuli, küsis, pinguta kodarad ära. Ma tegin seda, panin uued kodarad, pingutasin ära korras ja kõik. Aurelia, praegu ma filmin, siis ma pärast räägin suga. Lähme vaatame, me peame vaatama miskit. See ongi minu oma. Istu. Ja siis tegin seda, mida klient küsis. Kodara pingutamine. See oleks täpselt samamoodi lõppenud igatepidi. Kui oleks algul kodarat pingutanud, siis ta oleks nagunii tagasinud, sest velg on kõver. Ja nüüd, mis ma tegin, oli velg kõver. Et täiesti mõttetu asi. Siis Federica helistas Kaskassis ja Via Viciosasse, kus on esindus. Küsis neilt, ta leidis, netis on hinnad olemas või et nemad teevad seda tööd. Kodarvelgede siis töid. Ja uuris hinna kohta värki, nemad ütlesid, hind on täiesti okei, normaalne hind siukse asjad. Et põhimõtteliselt on see ikkagi räige töö, mida teha. Ja mis veel? Ja nemad seda ei tee enam, ammu. Nad ütlesid, nad ei tea kedagi, kes teevad üldse seda, neid velgede töid. Sest et lapsed, ärge sõitke, siin on natuke liiga palju müra sellega. Pärast poole. Või võite vaikselt sõita, jah, siis ei ole hullu. Et ütleski seal, et kõik kliendid, kes on olnud põhimõtteliselt, ütlevad, et neid tahetakse röövida, sest see võtab nii kaua aega, kodarate vahetame juba niisama ja kõik siuksed asjad. Et see on mõttetu töö, mida teha. Et nemad sinna Asturiases ei tea hetkel kedagi, nemad vähelt ei tea, kes teeks seda, eks teevad kindlasti, aga nemad ei tea kedagi. Oot siuke teema, jutt on veel siin neljapäeval, eile tuli üks tüüp siia kella 3, kella 5 oleme avatud, toob oma krossika mingi Kawasaki või mingisuguse ja juppideks võetud külje pealt juhtmed ripuvad, ta näitab, näed, läheb tööle, vahepeal läheb tööle, vahepeal ei lähe.
praegu ei lähe, paneb juhtmed kokku, 2 juhet läheb tööle, siis ei, no lähebki, veel mängib natukene, siis hakkab relee plõksuma. Et ta ei teadnud, mis viga on. Et ma arvasin, et äkki starti relee läbi siis. Ja siis on tal vaja 2 rehvi vahetada. Ees on muus sees, et see välja võtta ja panna siselohv ja uus rehv peale, mis tal on siis kaasas. Ja taga on siis tublis või mis iganes, põhimõtteliselt tubeless süsteem, mingisugune, ma polnud ennem näinud sihukest süsteemi. Ja mingi mega kõrge rehv, mingi täiesti räme asi. Ja see samamoodi, sinna jääb siis see tublis sisse ja läheb uus rehv peale. 2 tundi siis kõige jaoks seal aega. Ja pluss siis, ja siis vaata veel, et äkki saad panna mulle siia starteri nupu, tal on tavaline see, et on ja off. Starter on see, et sa vajutad peal ja lased lahti, siis on starter küljest tagant ära, ja siis on eraldi nupp, suretusnupp. See vend arvas, et paneme niimoodi, et starteri nupp on siis, et vajutad alla, starter on terve aeg järgi, ainult laseb. Ja siis, kui tahab suretada, siis paneb offi. Et okei, ju siis eks ta teeb kodus selle ära. Ja siis tuli välja, et tal on järgmiseks päevaks kell 8 reedeks on kell 8 ülevaatusaeg ja siis ta läheb selle rattaga 2000 kildisele mingi Pyreneedesse või kuskile, ma ei tea kuhu trippima. Mingi täiesti, ma ei tea, mida see vend ootas. Ja siis põhimõtteliselt starteri teema oli see, ma sain juba siis, kui ta läks rehve tooma, miks käima ei lähe, liigutasin juhtmeid, pluss kaabel lahti. Lihtsalt logiseb seal küljes, panin kinni, sellega oli korral. Täpselt õige ratas, õige asi, millega minna nagu reisile, kui tüüp isegi oska vaadata sihukest asja. Ja siis see muusiga, siis hakkasin rehve tegema esimese, sai enam-vähem ruttu tehtud. See muusiga läks aega, seda ei ole ka nii kerge välja võtta kui tavalist siselohve. Siis hakkasin tagarehvi tegema. Tagarehv oli nii jäik ja ma ei tea, kas see, ju siis see kõrge äär ka veel mõjutab nii palju, aga seda oli nii raske maha saada. Ühe külje sai maha, siis proovisin nagu muusiga, et siis kuidagi üle lükata. Ma ei mäleta, kuidas ma seda muusi tegin, see oli ka kuidagi teistmoodi käib. Igatahes, lõpuks ma ei saanudki seda tagarehvi tehtud, sest ma ei saanud seda rehvi maha siit. Ja hiljem ma siis googlesin, siis käib üldse teistmoodi see rehvi maha võtmine, kui sul on see tublis süsteem. Tublissiks siis kutsutakse, aga tubles. Et jah, siis oligi, kell oli juba 5, ma pakkisin asjad kokku, käisin pesus ära, siis Federic helistas kliendile, et kuule, nii need asjad ei käi, et me ju sulgeme, et ei saa, me ei jõua valmis. Ja klient ütles, ma 5 minuti pärast tulen siia, siis ma tulin pesust välja. Federic ütles, tuleb kohe siia, et tulla võtab ratta. Mul mingi juba päevariided seljas, tavalised riided nagu. Siis ma viskasin ruttu veel ratta alla tagasi ja siis tuligi mingi 15-20 minti hiljem, 5 minutit Hispaania. Tuli see, ajas liikas ära sellist. Aga no täiesti nagu ulme, ma ei tea, kuidas vahepeal viskab siukseid asju ikka, et jube. Aga eile oli head uudist ka. No tegelikult ongi päeva jooksul nii palju head ikkagi, aga lihtsalt see üks töö, mis oli see rehvi, see. Ja siis veel nägin, et üks tärna, okei, no las olla siis see üks tärna, vahet pole. Et kui nii, siis nii. Et mina tegin seda, mida taheti ja ei küsin seda hinda, mis mul ikka kokku läks ja okei, mul läks rohkem aega, aga ma ei hakka, ma arvan 2 tundi ja sellest oli töörahana okei küsida. Ja, aga vahet ei ole, on nagu on, vaatame natukese ringi ka siis. Teeme midagi, muidu te vaatate ainult ma lõustasin. Nii, siin klient oli ostnud, üks päev sõitnud, siis enam käsipiduri töötanud. Käsipidur siit käib ja see ei töötanud, ei jäänud peale. See oligi siis mitte tutikas, ma arvasin alguses, et see on garantiitöö ja mingi Yamaha garantiitöö. Aga ei, see, kust osteti mingi Madridist või kuskilt. Ja võeti ühendust ja siis põhimõtteliselt oligi, siit tuli kõik juppideks. Kõik küljeplastikud ära, keskkonsool siit maalt, küljeplastikud, kõik, et saada ligi siis ja käsipiduri süsteemile. Ja teema oligi lihtsalt selles, et
kus see süsteem siin töötas? Siin üleval. Põhimõtteliselt siin. Ma ei saa praegu näidata, aga siin on hammas, mis siis lukustab ära end. Ja see oli see on katki ära murdunud ja siis ta ei lukustanud ära end ja see oligi, nii kerge oligi. Põhimõtteliselt sai tehtud see. Aga klient algul oli jube kiire rattaga, kogu aeg ütles, et mul on kohe vaja ja tahaks kohe sõita. Tegin valmis. Nüüd pole kuskil kiiret enam. Aga hästi huvitav asi, mida teha. Täiesti teistsugune. Siis taheti tuua ratasmüüki. Küsiti, kas saame müüa. Siis see pesime puhtaks. Nüüd pildid vaja teha ja müüki panna. Et siuke 125 rollu. Midagi erilist pole. 20 000 on äkki sõitnud, aga Kimco. Võib-olla oleks siukse võtnud Tiidule. 600 € tahab saada selle eest. Me paneme siis natukene kallimalt, mingi vahet raha. Aga ma arvan, peagi oli Tiidule parem. Minge vaadake Tiidu videost, Tiit on põhimõtteliselt, vaadake ise, Tiit Saul, vaadake, kui kaugel ta on. Tal on iga päev videosid tulnud siin järjest ja võtta minge vaadake. Veel, see läheb vist minema kahjuks, sest et vaatame, ei tea veel täpselt, kuna siin on tunne, et kas on silinder õhtal või midagi, aga siin on ainult 3,5-4 parri. Midagi muud, ma natuke veel tahan huvi pärast uurida, aga ta vist viib selle kaalu peal ära, sest et ta ei näe mõtet raisata raha siia. Et ma veel võtsin eile selle siit lahti, hermetsisin ära eile ruttu, kuna siin on näha, et mingid mõrasid oli sees. Panin selle kinni, siin ei olnud mingit tihendit vahele pandud, et siin on tihendi koht olemas, siia panin hermetsi. Lihtsalt müksisin ruttu ära, et proovida veel. Ta lubab, mingi plahvatus käib, aga tööle ei lähe. Nii et ma ei tea. Selle siin sai toore klapi, automaattoore sai ära vahetatud. Proovitud seda, aga ei ole sellest ka midagi siin kasu. Vahepeal guugeldasin või kui Tiit siin oli, siis see töötab vist kuuma peale, et siis kui soojaks läheb, siis ta tõmbab üles või ma ei mäleta, mis pidi igades. Praegu ta peaks töötama külmalt kogu aeg samas asendis. Siis natuke kiirem ratas, Discordi küll kirjutasin ZX, Kawasaki ZX 14R, aga ei, see on 14 tavaline. Aga päris, see on ikka päris kiire pill. Aga siin on vaja, ma ei tea mitte midagi sellest rattast, kui nüüd päris tõsiselt, ma ei tea, mis aasta, mitte midagi. Ma eeldan, et see on karpa pill. Igades probleem on selles, et 6000 alles hakkab, alla 6000 puterdab kuidagi. Ma arvan, et siin on karpad vaja üle käia. Et siis, kui avaneb see põhitüüs või see seal lõpupoole, siis saab ilusti kütte kätte, aga enne seda siis natukene jääb lahjaks see värk. Ma pole jõudnud uurida, enne ma lähen teen proovisõidu sellega ja siis vaatame. Siin meil üks väike Honda rollu pärast Aureile, praegu enam mitte. Ma tahaks nüüd ära filmida ruttu. Siin oli keskjalg nii kõver, et tagaratas oli maast täiesti maas ja ta oligi kuidagi niimoodi siin all ja see siis üleots läbi ei saanud, sest rattas on maast lahti või maast omad. Ja siin sai see maha võetud, keevitatud, väänatud, see oli nii kõver, aga sai hea. Õnneks päris kaua läks aega, aga sai hea. Uurisime ka, kas saab üldse uut osta või midagi. Seda ei saanud ja siis mõtlesin, et hakkan keevitama lihtsalt. Teeme korda. Sellega on siin nii, et see tuli eile reedel siia lihtsalt üks hetk lampi sadas sisse ja sai natuke uuritud, siin ei ole sädet, siin on mingid kõva tuunipillen, kõik asjad küljes siin, mingid süütepoolid, kõik asjad on siin, see on siis ajusüütepool siin, CDI, kõik ühes on mingi aftermarket omad, Silko, kõik, ma ei tea, mis igast siia midagi, veetemperatuur on
on jah, veetemp on ja kõik on siin midagi tuunitud. Igatahes siin sädet pole, saab uurida, mis teema sellega on. Siis siin on üks TR750 Big äkki. Sellel säde on, aga kütust pole. Natuke olen jõudnud uurida, palju pole. Siin ütles ka, et võid jah, natuke elektrit jälle üle vaadata ja mis siin kõik. Et ta ise siin on ära lammutanud. Ma pean siis hakkama uurima, mis siin täpselt on. Vaatame seda jooksvalt. See tuli eile treilaga, see ei lähe käima. Klient arvas, et äkki aku lihtsalt läbi. Eks vaatame. Siin lükati siia starterit uut vaja. Vaatan praegu starteri mootorit. Siis sellega pole midagi kaugele jõudnud. Siia sai uus, selline ei ole laadimist. Hyosung Agila 650 vist oli äkki. Väga tüüp viga. Siin on aasta tagasi pandud uus kenekas ja regulaator. Nüüd panin mina samad jupid uued. Käisin testsõidul. Keneka juhtmed nii kuumad, et põletas regulaatori juba läbi. See on täiesti räige. Guugeldasin, vaatasin, inimestel on seal juhtmed juba päris ikka mustaks kõrbend või pistikupesad, mis on keneka ja selle vahel. Just keneka ja regulaatori pistik siis. Et see on mõnus. Müüakse mingid kangemaid komplekte, aga see mingi 300 naela äkki või 200 naela pluss siis saatmine ja pluss siis maksud, mis sealt UK-st tulevad ja ma ei tea, mis sellest pillist saab. See on lihtsalt kurb pill siin. Siin on siis mootori remont või mootori juppideks ja vaja vahetada vända laagrid. Vänd käib üles alla, loksub sees. Mingid asjad on olemas juba. See on tegelikult vaja hakata lammutama ja siis on hea. See on jälle siuke eriti haige töö. Tõi siia, et teeks mingi pakkumise ja siis põhimõtteliselt silindris võtsin kaane maha. Silindris mõra sees, kolvis tükk puudu ja siis pidime tegema mingi hinnapakkumise. Põhimõtteliselt vahetus selle ratta kellegi teise ratta või enda ratta selle ratta vastu ja siis sai üle sellega, siis tahtis, et eelmine omanik maksaks kinni siin mingid asjad, siis tahtis, me teeks mingi hinnapakkumise. Tahtis, et teeks hästi kõrge, et viskaks igast asju sisse, et eelmine omanik rohkem maksaks, et paneks mingi rehvid ja keti jooksu ja asjad. Siis ma ütlesin, et kuule, et niisugust asja ikka ei tehta, et kui sa vahetasid, siis juba rehve ja asju nägid, et võime vahetada niisuguseid asju, mida sa ei saanud vaadata, aga ilmselgelt vana ratas. Et silindri kitti panime sinna sisse, ma ei mäleta, mis asjad, et mingid asjad läksid ja siis ta sai sealt raha kätte. Aga niisuguseid asju ma ei vaheta niimoodi, et ilmselged asjad, mida kui sa lähed vahetama rattaid, siis sa näed need ära ja siis nüüd hakkad mingi nõudma seal raha välja teiselt omanikult. Aga jah, silindrikitt asjad, siis ta sai raha kätte ja siis oligi veel mingi nädal, 2 mingi jaurab, et ma leidsin nüüd kasutatud silindrikitti kuskilt vallapopist, et pane see, et siis põhimõtteliselt me teame, et ta tahab võimalikult palju raha endale kätte jätta ja siis ütleb, ma müün selle nagunii maha. Me ütlesime, et me ei tegime selle hinnapakkumise. See hinnapakkumine, mis on, selle järgi me teeme asju. Et me ei raisan niisama aega. Maksad pool sellest ära ja siis me hakkame siin tegema. Et siin on päris suur, mingi 1900 eurot vist kokku. Et need, mis on seal hinnapakkumised, ei hakka mingid varuosasid kuskilt kasutatud mingid silindreid ja asju külge panema. Et siis uus silindrikitt koos kolviga, siis ära pane õli sisse, ära jahutusvedeliku ka sisse pane. Et las uus omanik, kellele ma müün, see teeb mida iganes. Ma ütlesin, ei. Et see tüüp lihtsalt kujutab asja ette. Me lõpuks olime peaaegu niimoodi, et Federica kirjutaski, kui sul ei sobi, siis mine mujale. Et me oleme siin mingi 3-4 nädalat selle peale raisanud lihtsalt, et tüüp jaurab edasi tagasi. Ja pidi reedel tulema eile, maksma pool ära. Ei tea, kus on. Võt siuke asi. Ja see seisab niisama. See on meil kuldklient, tal teine ratas ka, 2 ratast veel. Et ta on käinud siin hästi normaalne vend on. Et ütles ka, et kui käima saad, siis on hea, siis maksan. Kui saa, siis tahaks saada rattaid või rehve, ma ei mäleta kumb, rehve vist.
teisele rattale, aga jah, muidu hästi norm vend. Lapsed, lähme müügisaali ka vaatama või? Aga jah, koristus, ma loodan, äkki jõuan homme tulla koristama. Ilus päev. Sinine tajas. Lapsed siia. Liiga kaugel juba kihutate. No nii, tulge lapsud. Nii, näitan lihtsalt, mis siia uut on tekkinud. Ma võib-olla olen näidanud neid juba, igatahes. See on hall meil, aga vahetate välja see kollane. Seda mul on võib-olla isegi näidanud ühes videos, kui see tuli. Taanile meeldis kollane rohkem. On ju? Jaa. Ja siis siuke, see on äge. See üks müüdi ära ka juba. See on meil müüdud on meil siin must, mis jõudis kohale. Siia läks juurde veel ka üks siuke suur kiivi kohver. Ja siis, oota Aurile. Ja siis juurde tuli veel, võtsid endale ühed kindad, mis me tellisime õiges suuruses. Samasugused kindad, aga üks number suurem ja üks nahktagi ka tulid. Oota Aureliakene, varsti. Ja siis siuke, võib-olla seda ma olen näidanud juba. Siuke väiksem rollu. See on siuke rohkem vinnakas, aga ka päris vinge. Ja mis veel? Veel on siin üks Honda CB250. See, kes arhitekt oli, kes siin toimetas, tegi meil kõik paberid ja dokumendid ära. Temal on siis siuke Honda CB250, mis on või kokku panna, tahab siukest kahvekaks või siukseks teha. Või scrambleri moodi asjaks. Ja ütles, kiiret pole, siis kui aeg on hakka tegema. Nii et talveprojekt on siin põhimõtteliselt olemas. Vot, siuke elu siin on. Kindlasti on igast juttu veel, aga ja praegu midagi meelde ei tule. Praegu ma võtan nüüd siit mõned pirnid. No, kus siin on? Paljud ei töötagi. Võtan pirnid välja ühe ja samamoodi kontorist ja võtaks siia uued leedid kõik. Siin on 2 pirni sees, et ma ei jõua neid siin kütta. Ma ei raatsi müügisaali panna sisse siia tavalisi neid. Või no ma ei raatsi panna lampi sisse, kui need kütavad ja võtavad 1 miljon elektrit. Vot, aga okei, siuke see tiir oli. Sai väike video tehtud, siin päris pikk jutt, aga eks näeme siis järgmine nädal jälle. Kuigi ma loodan, et ma saan nüüd jõuan striimida ka. Ma olin terve nädal siin eelmisest neljapäevast kuni põhimõtteliselt selle neljapäevani. Olin suht siruli, päeval sain kuidagi tööd tehtud, aga ööd olid suht julmad, pea valutas, palavik. Ja ma ei tea mida kõik veel, aga nüüd on okei. Aga praegu on ka okei. Näeme siis järgmine kord juba midagi muud nädala kokkuvõttes. Davai, tšau siis!